tere! Kuidas sinul läheb? Ma sõitsin emadepäeval risti-rästi läbi Tallinna ja märkasin ühte imelikku asja, mida ma ei ole muidu näinud väga pikki aastaid. Oli 20 kraadi sooja ja selle tee jooksul, mis ma läbi linna sõitsin, ma nägin 5 kuud inimest tee ääres lihtsalt alkoholipudelitest joomas, kõnnitee serval istudes, juues, püsti olles, kedagi nügides, juues. Ja mõtlesin, et nii kurb, et need on need viisid, kuidas me eestlastena, kass mängib, et kuidas me eestlastena püüame emotsionaalselt ellu jääda. Alkohol ja magus. Ma usun, et joogatehnikad aitavad siinkohal hästi palju. Ja ise ma näiteks selle koroonakriisi esimestel päevadel märkasin, et kui ma tavaliselt mediteerisin hommikuti ja õhtuti 15 minutit, siis kuna mul on väike laps, siis ma hommikuse meditatsiooni tegin ikkagi 15 minutit, sest mu äratuskell on laps. Ja ma ei tahtnud tal lasta liiga pikalt üksi olla, aga õhtuse meditatsiooni ma tegin tund aega esimestel päevadel siis. Sest ma tundsin, et see majadus oli, et seda rahu ja oma keset hoida. Ja samamoodi ma jalutan hästi palju ja see on õnneks paljudel eestlastel, et selline looduses jalutamine. Õnneks meil oli ka võimalik seda teha, mitte nagu mu sõbrannal Hispaanias või teisel sõbrannal Kreekas, kus pididki lihtsalt toas istuma. Ma olen Merit Raju, korraldan joogafestivale, kirjutan raamatuid ja annan joogatunde. Ja kindlasti on veel asju, mida ma teen, sest ma nimetan ennast niimoodi ühise katuse all on kõik need asjad elustiili ettevõtlus. Ehk siis see, mida ma armastan, seda ma ka jagan teistega. Ja mis see täpselt on, muutub aeg-ajalt natuke, laieneb, aheneb, aga see on põhimõtteliselt kõik, mis on seotud täisväärtusliku eluga, nagu tõeliselt õnneliku ja rahuliku eluga ja sellise rahuldust pakkuva eluga. Ja mul on sulle üks hea ja üks halb uudis sellega seoses. Joogafestival lükkub edasi 1 aasta ja me ei tea täpselt kuupäeva 2021. aastal, sest mitte meie ei määra neid kuupäevi, vaid me saame need Haapsalu linnalt. Ja ilmselt nagu meil kõigil see kohanemine võtab erinevalt aega, siis ka linnal ei ole veel nägemust 2021. aasta suve üritustest Haapsalus, et mis järjekorras ja mis kuupäevadel nad täpselt hakkavad toimuma. Aga me otsustasime selle joogafestivali edasi lükata, et lihtsalt juba ainuüksi valitsus selliseid suuremaid sündmusi ei luba augusti lõpuni, nii et siin ei olnud meil isegi valikut. Ja see on huvitav. Minu jaoks isiklikult, kuna ma olen 9 suve teinud joogafestivali, et mõtlesin järsku, kui ma 3. inimesele ütlesin, et me ilmselt lükkame edasi, siis mõtlesin, et vaba suvi. Küll aga ma ei tee tavaliselt suveti joogatunde ja sel suvel ma otsustasin pakkuda iga pühapäeva õhtul online joogatunni, mida sa saad ka järgi vaadata. Ja sulle kui festivali pileti omanikule on siis see veebijooga läbi terve suve tasuta. Ja muidugi kehtivad need piletid järgmisel aastal ja suure tõenäosusega ei ole nii soodsalt müügil, kui sina said osta. Ehk siis ma väga loodan, et sa järgmisel aastal saad tulla joogafestivalile ja me saame kõik jagada seda, kuhu me ise oleme jõudnud oma teadlikkusega ja oma huvidega, kuhu kõik on laienenud, et mis festival meil siis tuleb. Ja kohanemine on see märksõna meie kõigi jaoks. Ja minul näiteks suur osa tegevustest ja tegemistest ongi seotud reaalsete füüsiliste sündmustega, koolitustega, retriitidega
igasuguste vahvate koosolemistega ja kuna mul tuli ka just uus raamat välja, Sõltumatu naine, 5 sammu rahalise vabaduseni, siis sellega pidi olema ka konverents Sõltumatu naine ja ma seda väga ootasin ja sellegi pidi edasi lükkama sügisesse, praegu siis novembrisse, kui selleks ajaks, kui me tohime teha sündmusi sellel ajal. Ja selles mõttes oli väga huvitav isiklikult, et mitte ainult vaba suvi, vaid lihtsalt vaba elu selles mõttes, et mul ei olnud järsku ühtegi sündmust, mida korraldada. Ja kuna ma olen sellise nagu vanaaegsema elu ja sellise ehedama elu gurmaan, kus on päris kohtumised ja päris maitsed ja päris lõhnad ja päris inimesed, päris vestlused silmast silma, siis ma kohe teadlikult mingeid asju internetti üle viia ei tahtnud. Et näiteks seda naiste konverentsi, nii paljud ütlevad, et konverentsi saab ju väga lihtsalt veebist teha, nõus, ja ma teen ju ka webinare ja koolitusi, kus on vaja nagu infot ehk siis siia korrusele edasi anda, aga mulle tundus, et näiteks see naiste konverentsi puhul, et seal ongi vaja näha ja tunda ja kogeda neid kõiki naisi kleitides ja seda toitu süüa koos ja nuusutada häid lõhnu ja saada kingitusi ja näha seda esinejat nagu nii lähedalt ja kuulata seda muusikat nii ehedalt. Et sellepärast ma väga ootan, et seda saaks füüsiliselt teha ja täpselt samamoodi joogafestival. Seal on ju see õhkkond, me isegi oleme seda nimetanud elustiilifestivaliks ja atmosfäärifestivaliks, lihtsalt sellepärast, et see atmosfäär ongi seal nii oluline ja selline mõnus alkoholivaba sündmus, mõnus kulgemine. Päike tavaliselt on olnud ka äike, on olnud ka väikest liivatormi. Kõike on olnud, aga see on olnud osa sellest ja kõik on pärast mingid higist nõretavad ja õnnelikud ja rahul. Et just sellist sündmust ma tahan teha nagu päriselt. Ja sellepärast ma isegi ei proovi seda festivali otseselt internetti viia, sest et siis ei ole festival, vaid lihtsalt veebiseminar. Ja see ei jõua nagu sinna sügavamale tasemele, et kus on emotsioonid ja kus sul on kõik nii, et nagu jess, et on nii hea meel, et ma osalesin ja see jääb igasse rakku alles ja sa tõesti muudad oma elus pärast seda midagi, sa jaksad muuta, sul on see emotsioon sees sinu enda kehasse salvestatud. Ja sellepärast ma väga ootan, et saaks jälle teha päris elu sündmusi. Ja selle suvel ma otsustasin teha 2, sest päris vaba suvi ei ole ikkagi see päris minu stiil, elustiili ettevõtjana, sest et see töö ongi mu elu ja mu elu ongi ettevõtlus omade riskidega. Ja põhimõtteliselt ettevõtlik elu ja ma võtan selle vaeva ja viitsimise, et ma tahan organiseerida, sest ma tahan ise osa saada sellest. Ja joogafestivali korraldajana see ongi tähendanud tegelikult, et me tihtipeale pühapäeva teises pooles saame alles milleski osaleda. Ja see närvipinge on päris suur olnud, et meie jaoks ei ole see just väga mingi chill festival olnud. Aga piisavalt chill, et ikkagi tahta seda kogu aeg teha. Ja iga festivali nagu 2 päeva vahelisel õhtul, nagu kuskil südaööks, kui ma vabanen mingitest nagu sellest programmist ja väljakul platsil olemisest, siis ma olen tundnud, et sellepärast ma seda teengi. Ja tihtipeale see järgmise festivali programm mul tekibki sellel ööl, mis on nagu laupäev vastu pühapäeva mingi aasta festivalil siis. Ja siis ma olen nagu jämedalt kirja pannud, et selline festival, seda tahaks luua ja siis me terve aasta teeme tööd, et seda tegelikult luua. Ja mis ma veel tahtsin öelda? Ja need 2 suveüritust, mis tulevad. Üks on Viirelaiul koos Loore Martmaga. Loore on lühidalt öeldes multitalent. Tal on nii mitmeid kraade ja ta praegu on ka doktorantuuris Tallinna Ülikoolis. Ja samast on lavastaja, näitleja nagu väga ehe ja elus ja äge inimene. Ja tema lihtsalt inspireeris mind nii palju, et ma läksin pärast ühte tema esinemist tema juurde ja ütlesin, et tere, et mina olen Merit ja mingi aja pärast me oleme paar korda suhelnud ja siis ma lihtsalt ükskord helistasin talle, et Loore, et ma tahaks midagi sinuga teha, et lähme jalutama ja räägime, mis see võiks olla.
ja kui ma hakkasin siis touch ima nagu seda teemat, et kuule, et tea, mis teemad sind praegu huvitavad, et ma julgenud kohe välja käia oma teemat, mõtlesin, et äkki annan talle ka vabad käed, et las ta pakub ise, sest ma kipun palju nagu juhtima ja olen peakorraldaja ju joogafestivalil ja muudel asjadel. Ja siis ta ütles, et selline produktiivsus, eesmärgid, fookus ja mul nagu iga selle sõnaga nagu võpatas seest, et yes, mina ka, sest et ma tunnen, et aeg on piiratud heas mõttes ja mul on megalt ideid nagu väga-väga palju, lihtsalt jalutan või sõidan autoga ja mul tuleb jälle uusi ja teeks seda kursust ja teeks seda ja ma räägin kiiresti ka, on ju, et ma tahan palju ja ma jõuan palju ja ma jagan palju, aga ikkagi peavad need asjad mingis järjekorras olema ja loomulikult on mingid ülesanded, mis mulle rohkem meeldivad ja mingid ülesanded, mis vähem meeldivad, et siis ma ka tegelen selle sama efektiivsuse, produktiivsuse ja sellise teemaga ja väga fokusseeritult eesmärkide seadmine ja kõik see ja sinna juurde meditatsioonitehnikad ja see ei ole nagu mingi selline survestamine ja lihtsalt asjade tegemine ilma mingi suurema pildita, et kindlasti see suurem pilt on ja kindlasti kõik jällegi joogatehnikad ka kasutusel. Ja Loore on mindfulnessi õpetaja ja teeb ka neid teeõhtuid, kus on selline rituaalne tee joomine, mis on selline hästi mõnus zen meditatsioon. Ja zen tuli, see ei ole Loore sõna või nimi sellel tee joomisel, selle ütlesin mina, sellepärast naersin, et tuli selline nimi. Ja teeme Viiralaiul 19–20 juuli ja selle teemaks on aja, prioriteetide ja tähelepanu juhtimine. Ehk siis hästi selge fookus ja kulgemine, tegutsemine mõnusas vahekorras. Ja mis veel? Ja augusti teises pooles tahame teha kuupäeva, ma ei ole lihtsalt veel oma kalendrit vaadanud, aga oleme juba kokku leppinud Hedvig Hansoniga, et teeme sellise mõnusa naiste olemise. Teeme Tallinna lähedal Naagel, käime koos Allikal, käime koos Higitelgis. Seal on nii looduse keskel olev keskkond, et seal ei sobi kasutada salvestatud muusikat või kõlareid või elektrit. Tähendab, seal ei olegi elektrit. See on ühe pere kodus Päikesekuuma keskuses. Ja siis Hedvig laulab meile seal lihtsalt päriselt. Ilma mingite tehnoloogiliste seadmeteta. Ja Hedvigil on ka oma selline häälejooga. Me oleme ükskord isegi joogafestivali teinud, sest see oli lihtsalt nii äge kogemus minu enda jaoks, kui ma seda tegin, nii sügav kogemus. Et ma jõudsin ka ühele lapsepõlve mälestusele hästi lähedale ja sain seda tervendada. Et hästi võimas. Ja muidugi mina teen seal ka joogat sinuga ja naudin sedasama kõike loodut, mis me seal koos loome. Ehk siis sellised väiksemad koosviibimised tulevad ikkagi, sest et need nagu toidavad niimoodi hinge, et nagu vau. Ja alkoholi juurde tagasi tulles, mina ei ole 20 aastat alkoholi puutunud ja suhkruga samamoodi mingi 11 aastat hästi vähe suhkrut ja ma ei ole ostnud ühtegi sellist pakendismaiustust endale see aeg. Ja ma tunnen, et näiteks lillkapsas on magus või päevalilleseemened või nagu selline tundlikkus on tekkinud. Ja jooga ongi minu jaoks, ma ei tee nii palju matil joogat. Minu jaoks see on elustiil ja mõtteviis ja see on tõesti imbunud nagu igasse mu eluetappi ja elu aspekti. Et näiteks kuidas ma last ootasin ja sünnitasin ja kuidas ma pärast temasse suhtusin ja tema eest hoolitsesin ja milliseid tooteid ma talle ostsin, mänguasju, riideid,
nagu riidest mähkmeid ja minu enda tervis, et ma ei kasuta sünteetilisi ravimeid või üldse midagi sünteetilist, apteegis ma ei käi ja minu toitumisvalikud, ma olen põhiosas vegan ja sinna sisse võib juhtuda kala, harva võib juhtuda muna, veel rohkem harva võib juhtuda mingit piimatoodet, lihtsalt kui see on kuskil sees ja ma olen kuskil külas ja mingit muud varianti ei ole, et siis ma võin süüa piimatootega midagi. Ja see on ka juba selline 20-aastane teekond nagu taimetoitlasena. Et selline hästi-hästi pikalt ja kõik suhted ja suhtlemine ja valikud, mis ma püüan teha hästi võimalikult teadlikult ja meditatsiooni ma teen päevas rohkem kui füüsilist joogat. Ja minu jaoks on üks mediteerimise viis on veel jalutamine, mida ma teen hästi teadlikult, võtteski mingisuguse eesmärgi endale, mingit teemat läbi käia, mingit esinemist ette valmistada või mingit tunnet endast välja käia, et sellised või lihtsalt hästi palju märgata ümbrust. Ja kui ma ei tee just selliseid meditatiivseid jalutuskäike, siis ma teen näiteks telefonikõnesid, et saaks lihtsalt töö tehtud, sest et see on mulle ka oluline, seesama produktiivsus ja sihikindlus ja sihipärasus. Ja mis hakkab saama 2021. aasta joogafestivalil? Seda me täpselt ei tea, sest et see on ka selline hästi loov ülesanne ja ma ei tea täpselt. Kindlasti on seal joogat, kindlasti on seal tervise teema ja üha rohkem, ma arvan, sest ma ise tunnen sellega hästi suurt resonantsi, on ka muid täisväärtusliku elu aspekte, nagu rahuldust pakuvad suhted, rahuldust pakkuv töö, selline enesearengu teema laiemalt, mille üks osa on jooga. Ja üks vahend või üks viis on jooga. Et see on see, mis mind innustab praegu kõige rohkem, ma tõesti ahmin seda igast kanalist ja mu elu on heas mõttes nagu ehitusplats, et ma kuulan kursusi, teen challenge'eid ja kirjutan päevikut ja olen nagu hästi aktiivselt osalen oma elu veel rohkem täiustamises. Ja see on selles mõttes äge, et mul juba on väga-väga äge ja nagu kogu aeg on olnud nagu väga-väga äge ja siis ma avastan mingi uue akna, kust nagu saab veel ägedamaks minna ja kus saab veel ägedamaks minna. Et sellega ma olen hästi-hästi rahul ja hästi-hästi tahan inimestega jagada, et keegi ei peaks istuma Vabaduse puieste ääres ja õllepudelist rüüpama seal üksikuna konutades alkoholi. Et see rahulolu tunne tuleks hoopis muudest asjadest ja hoopis väiksema kuluga selles mõttes, et kõik selline alkohol ja selline pool nagu eestlaste tervisele mõjub hästi tugevalt. Et need rõõmud oleksid sellised, mis ei kuluta, vaid mis annavad meile juurde ja ma arvan, see on ka üks minu missioone, kuigi ma kirjutan raamatu ju rahast, mis tundub selline võib-olla, siis see ongi minu jaoks, et kui vajadused on väikesed ja sõltuvusi ei ole nagu seda sorti sõltuvusi, et sa pead midagi tarbima ja harjumused on sellised, millega ise oled päris rahul, siis tegelikult tulebki see jõukuse tunne. Ja muidugi läheb selleks vaja ka mingit rahasummat või siis ei lähe. Nagu ma vahel räägin ühest oma sõbrannast, kes näitas mul just hiljuti oma telefonis oma kontojääki 13 eurot. Ja võt sellega minul nagu, ma olen ikka veel nii algaja, et minul tõmbaks nagu õõnsaks seest. Aga tema tunneb täpselt samamoodi elust rõõmu nagu mina, täpselt samamoodi väikestest asjadest ja me jagame hästi-hästi palju oma ühiseid eluväärtusi ja tema on lihtsalt see turvatunne käib veel väiksemate summadega kui minul. Ja ma loodan, et sulle sobib
osaleda selles mõnusas suvejoogas, mis ma teen siis pühapäeviti kord nädalas terve suve. Ja ma täpselt ka veel nagu loon seda, ma ei saa praegu täpsemalt öelda, sest mul on juba omad mõtted kirjas, aga ma ei tea, kas see manifesteerub siis ka lõpuks täpselt selliseks või mul tuleb selles loomeprotsessis veel mingeid nüansse, mis võivad muuta nagu kogu ideed. Aga igal juhul ma hästi lühikesi joogatunde teen ja jagan sinuga hea meelega ja ootan sind järgmise aasta joogafestivalile. Aitäh sulle ja mõnusat suve ja head kohanemist sulle ja näeme.